No kurat. No? Noh. Sa tahad välja nagu korrigeerida. Vaata mind, noh. Mul on siin normaalne vunts ka, noh. Töö meede. Nüüd võib tööle minna küll. Ja kõik võime tuppa praegu. Esimene tööpäev lähme. Head ja kes ma olen. Tead, kes ma olen. Bändikule. Lähme jooksma või? Tule siia. Kus sul see selga läheb? See läheb keskel. Siit lähevad jalad. Tule siia. Näevad. Panema kuradi kämbla sisse. Siia panema. Ja kurat. Valmis või? Meil tuleb nüüd sporti. Kuule käia. Sihukest asja ma küll ei oskaks arvata, et mina lähen jooksma ja teie lähete jõusaali. Ma olen jõusaali jooksma. Sa oled jõusaali jooksma? Kuule normaalne. Tule nüüd. Praegult me jookseme, kurat. Ma astsin endale uued kuled. Praegult me jookseme, praegu ei ole aega sittuda siin kuskile. Astsin endale uued jooksutossud, sest mul on see, et viimati kui ma jooksmas käisin, see oli ma siis kui ma triatlonit tegin. Seega siin ma mõtlesin, et võiks joosta, võiks trenni teha. Siis ma ostsin uued tossud endale, sest mul on nende põlvedega on veits siuke nii ja naa vaata. Head pehmed. Ei koeraga on ikka mõnus joosta. Pea 2 kilti jooksnud. Tule. Ei, kuradi augu seal. Ja nüüd ma näen ka, et bändil on ka kuradi keelelestil. Ta on hästi noor koer. Mingi aasta või? Isegi noorem. Ta on nüüd vasakule, tõsi. No mina räägin temaga eesti keeles, ta on niikuinii saa aru. Vahet ei ole, kas ma räägin eesti keeles või inglise keeles. Aga ma ei tea, kuhu ma jooksen. Ma jooksin sinna esimest korda. No mingi kilomeetri pealt hakkas juba keha tunda andma, et see ei ole asi, mida ta teha tahaks. Kuule, siit ei saa. Lähme tagasi. Lähme. Tule nüüd. Ise oled kurat loll, et alguse mõdi kuradi sportima hakkasid. Nüüd kurat kannatad raisk. Pole midagi teha, ise oled loll. Kuule, aga kus see? Kuule, oota, ma vaatan silda. Vaata, seal mingi sild. Kuule, ma leidsin silla. Näed, kus hingendleb. Nüüd käib ikka kuradi. Tule ette. Nüüd jookseb ikka rahulikult. Mida sa kuradi trügid kogu aeg? No, tule nüüd, tule mäest üles täiega. Tule. Nii läheme siit paremale. Kuule, siin põleneb midagi. Ei hakka kuradi naabri aida sittuma. Kuule, lähen tuppa. Lähen, tule tuppa. Väsinud või? Jalad ei kanna või? Võtame su rihma küljest ära. Sul on ka pala või? Mul on ka päris soe. Me jooksime 5,3 kilti. 26 minutit, noh, ütleme. Teaks marsruuti siis, noh. 23 mint äkki või? Vaata, kui palju me jooksime. Näed või? Uus elamine on siin selline. No siin praegu tegelikult siin elab üks inimene sees. Minu tuba on siin. Vaata, mis on Tanelil toas. Ilmselgelt. Leidid. Aga jah, seksuaalne. Ja siin ongi see, et see Piip ja Sandra on seal. Vannituba. Et see omanik siin, ta on vist 2 nädalat siin veel. Siis ta läheb Kreekasse pooleks aastaks. Ja siis umbes sama kaua, kui meie siin oleme. 5,3 kilomeetrit tegelikult alustuseks on väga hea, sest nagu see lõpus me enam väga joosta ei tahtnud. Et 5 kilomeetrit on see alustuseks väga hea. Nüüd on ring olemas. 26 minta. Noh, järgmine kord ma saan teada, mis see tegelik aeg on. Tagaookond on selline. See on koerakuut on selline.
kuule, näita, kuidas kuuti minnakse. Mene kuuti korraks. Näita kuuti nüüd, noh. Inimesed vaatavad. Näita kuuti. Eesel magab seal. Me saa nüüd kratsid selle. Me saime nagu väga hea hinnaga, saime ka siin selle $200 on näkku kuu. Eks see on väga-väga odav. Aga noh, meil ongi see. Siin üks Tegelinski, kelle eest me hoolitseme ka. Ja selles suhtes on hea, muidu ma tegelikult ma arvan, et ma jooksutosse poleks ostnud, kui seda venda siin ei oleks. Seega, aitäh teile. Uus elu ja hakkas pihta. Me oleme tööl käinud ka. Mingi 2 päeva oleme tööl käinud. Aga sa oled ikka väsinud ja väga hea. Muidu ta kipub korrad aukuma. Öösel. Sest tal on see, ta mingit teist looma näeb. Ta hakkab kohe aukuma. Siis meil on siin jõusaal on ka siin 2-3 korda nädalas jõusaali ja 2-3 korda, ei, paljuks läheb reis. 2 korda jõusaali ja 2 korda jooksu nädalas, ma arvan, et on normaalne. Trenni mitte tehtud ja liiga pikalt, peab hakkama trenni tegema. Elus esimest korda käisin peale kiropraktiku juures ja ma ei tea, mis asja nad teevad. Ragistas mind. Mul on see, et mul on mingi 10 aastat olnud alaseljaga mingi probleem. Et ma tõmbasin ühe korra, kükiga ära ennast. Ja peale seda ongi olnud kogu aeg probleem. Siis ta tegi selle X-ray mulle, või noh, ütleme siis, Eestis öeldi mulle seda, et mul üks seljadisk on kärbunud, ma ei tea, mida see tähendab, aga noh, midagi head see ei ole. Ja see doktor mulle Eestis ütleb ka, et nagu tavaliselt on see mingi 60-70 aastastel inimestel vaatan ja praegu ta tegi uuesti X-ray mulle, ütles, et kõige alumine seljadisk on mul natukene kulunud. Ütles, et ilmselgelt see ei ole hea, aga midagi hullu ka ei ole, siis mul puusad olid käsed mul parem või see on vist vaagend siis. Igatahes see suur luu, mis siin on, vaata. See mul natuke alla pool oli. Tegi 2 raksu mulle. Tulin siia, mul selge natuke valutas. Ja nagu täitsa haige. Ma tegin seal kõigepealt enne, kui ta ragistas mind. Ma tegin kükki. No niimoodi ja no sellises positsioonis läks juba kuradi tasakaaludus ära. Ja nüüd plead. Selles suhtes, kui sina kuskil siin Morees oled ja sul tunned, et kuskil sul kehas on mingi valu, soovitan. Väga hea mees, ma tulen neljapäeval tulen siia tagasi, siis ta vaatab, kuidas see mõjutas mind ja ei, väga hea. No nii. Jälle tööpostil. Mis tööd ma teen? Ma teen sellist tööd, noh praegu veemees. Ma olen nüüd Sottoni džinnis. Sottoni džinn on siis selline koht, kus nii-öelda vaata 2 hooaega ma seal kasvatasime seda Sottonit on ja nüüd on see Sotton siia jõudnud. Ja pallid on igal pool siin on ja seal on selline suur tehas. Vist võib seda tehaseks nimetada, kus nii-öelda, sest põlla pealt, kui tuleb see pall on siis see harvester võtab see paska sinna kaasa, on et selle pallide sees on seal väga palju paska ja siis see tehas, mis seal on siis nii-öelda, see teeb selle kottoni nii-öelda puhtaks, võtab selle pasa kõik ära. Ja nüüd ma olen siin. Väga pikka aega. Ei ole väga pikka aega, 4 kuud. 4 kuud umbes kestab siin see. 4-5 kuud. Aga mida mina praegu teen on see, et siin rekkad tulevad sealt farmidest ja see on tolmune. Ma tegelikult minu arust on see töö, mida ma teen, on väga kasutu töö, aga töö on töö. Pane tal sisse. Palluk peale. Niimoodi. Vajutame nuppu ja nüüd 15 minta ootan siin, kuni paak täis saab ja siis hakkan jälle pritsima. Et ma tegelikult, me oleme siin 2 nädalat oleme olnud vist tööd teinud umbes 2 nädalat. Et nüüd on põhimõtteliselt kõik need tööd on selged, mida ma tegema hakkan. Piip on praegu selle forka peal seal, selle forkaga sõitsime ka, see on sellepärast me need forka load tegimegi. Siin forka peale muidu ei saa, kui sul seda luba ei ole. Ehk siis see forka luba on siin kõva vendal, kui sul forka luba on.
ja siin palju on nüüd. Ma arvan, et siin plats on põhimõtteliselt täis. Mingi paar päeva veel, siis on plats täis. Ma arvan, et siin ikka mitusada miljonit dollarit on siin. Ma arvan, et siin võib-olla isegi 300-400 miljonit eurot on siin platsi peal praegu. See plats on päris suur. Ja ta on ikka raha on siin. Jõhker palju see Sotton ikka maksab. Aga no siin on seda nagu kõrjauguni ka seda muidugi. Mina olen siin selline vend, kes nii-öelda võtab rekkatelt neid palle maha ja siis kui sealt džinnist nii-öelda sealt tehasest on see sitt kott on läbi läinud ja puhas kott on välja tuleb, siis mina olen see vend ka, kes paneb nii-öelda sinna ootele, et rekkad tulevad siis uuesti siia, et võtavad selle puhta kottoni siis nii-öelda. Et mina teen põhimõtteliselt kaks asja, mida ma teen. Piip on see vend, kes on ainult forka peal. Mina sain natuke võib-olla paremad, aga tegelikult see siin on see, et kõik see töö ja kõik see on väga üksluine. Ja kuna see on väga üksluine, siis mul on sulle üleskutse. Kui sa tahad veel, et ma teeks neid videosi iga nädal, siis on üleskutse see, et sa pead nüüd hakkama mulle normaalselt küsimusi kirjutama. Sest muidu võib juhtuda siuke asi, et vahepeal ei tule videoid, sest ma räägin, see töö, mis siin on, see on üks ja sama asi põhimõtteliselt nüüd, põhimõtteliselt septembrini. Ehk siis, kui sa tahad iga neljapäev videot saada, siis sa pead ise hakkama tegema ka nüüd midagi, sest mul on siin see töö, et ma arvan, et 3 videot ja siis ma olen kõigest siin rääkinud. 3-4 videot. Ja siis ongi kõik. Sul on 2 varianti nüüd. No ütleme 3 varianti. Üks variant on see, et sa ei küsi midagi. Ja siis, kui sa tahad 40-minutilisi videoid, siis korra kuus tuleb video. Teine variant. Sa ei küsi midagi, ja ma teen mingi 15-20-minutilised videod. Võib-olla tuleb 2 videot. Ja kurat, kui sa nüüd küsima hakkad, luban. Kui tuleb palju küsimusi, luban. Tuleb iga nädal ikka video. Ma ei tea, kas kurat päris 40 minta, aga ma üritan teha pikemalt, aga siin on jah see, et ega mul siin midagi rääkida ei ole, ega see kõik need asjad, mis siin on. Ma räägin sulle 3 videoga, räägin kõik ära ja ongi kõike. Aga ma putka kinni. Ja mul on siin see mõõdik. Tässä see. See kui sinna tippu läheb. See on paak täis. See paak on piimatünne. Mina sealt traktorist vajutan nuppu, siis läheb see mootor läheb tööle. Põmm. Ja siis siit läheb sinna. Ja pritsib tee peale. Siin on tolmune on siin, aga kui ma näen, et see on täiesti kasutus, ma käin üle. Tegelikult see on normaalne asi küll, mida teha, mõistlik asi, mida teha, aga see nagu siin päike on nii kuum, et see kuivatab seal põranda kohe ära. On siin kirjas, et skolka liiter või? Mulle nüüd on jälle küsitud, et tööd ja saad sebida või? Siis mõtlen, tead, kuidas meie siia farmi saime? See vist ei ole farm. Nagu on ja nagu ei ole ka. Igatahes, kuidas me siia tööle saime? Meil oli tutvuste kaudu saime ka siia, tutvuste kaudu saime numbri värgisärgi, siis Piip helistas, kirjutas, siis me mingi 2-3 nädalat mingit vastust ei saanud, aga oleks pidanud vastuse saama. Siis me tulime siia, lõime jalaga ukse lahti ja siis saime tööle. Siis tegelikult on ka see, kui sa nagu, ma nüüd nii palju olen nagu kuulnud seda, et tegelikult on väga keeruline tegelikult nendel backpackeritel siin tänapäeval nagu tööd saada. Siis minu soe soovitus on see, võta mingi piirkond ja mine lihtsalt löö järjest uksi lahti jalaga ja küsi tööd. Sest nagu see meilide kirjutamine ja
no kui sul on tutvus, see on ideaalne, siis see on kõige lihtsam viis. Aga kui sul mingit tutvus ei ole ja sa tahad tööd saada, siis minu soovitus on see, et mine kuskile piirkonda, kus on palju farme või noh, vaata ka, kus nii-öelda nagu need hooajad kohe-kohe algavad ja lihtsalt mine koputa uksele. Ja ma ütlen ausalt, isegi ma olen kuradi 30 täis ja tulime siia uksele koputama ja närv on sees. Eriti ma arvan, et kui sa tuled siia Austraaliasse, sulle see kuradi Estonglish ka veel vaata. No on hirmus, aga niimoodi tegelikult saab tööd. Sest ma arvan, et kui me siia koputanud poleks, ma ei oleks siin tööl praegu. Ma arvan küll. Tänu sellele, et me näitasime initsiatiivi, tulime siia, et what you work, money come ja siis saime tööle siia. Aga noh, selle jaoks peab olema mingi piirkond, mingi auto peaks olema, aga see meilide kirjutamine, see on, no siis sa võib-olla tööd saada, aga sa ei saa seda nii-öelda head tööd justkui. Ja. 15 minta läheb see küll vastu täis sinna. Kus sa nüüd tilkuma hakkasid? Mis sa korrad kused? Mul tuleb endalgi kuse edasi. Mida sa tahad? Tundub, et asi on terve. Ossa kurat, kus? Paak on täis. Ja niimoodi ma pritsin siin. Kõik need teed, kus rekkad sõidavad, ma pritsin üle. Põhimõtteliselt mul on 2 sektsiooni, kuhu viiakse palle. Ja põhimõtteliselt üks paagiteis ongi mul see, et mõlemad sektsioonid saab ühe paagiteega tehtud ja mul on selles suhtes nagu normaalne töö. Või nagu normaalsem. Piip on nagu ainult selle forka peale. Ma saan vahepeal mingit siukest asja ka teha, sest mul nagu nii üksluine see töö siin ei ole. Aga just kui ikkagi. No kuidagi ka farmis, traktoril teine kabi pannakse taha, aga see on samane. Ühe korra juba täna tegin seda teed. Teeme teist korda veel. Ma arvan, ma teen siin 10 korda käin siin selle sama tee peal siin, ma arvan. Sootam kasvab. Minu põka läks katki. Ei, üks teine põka läks hooldusesse ja minu põka läks kuskile teise kohta ja mina sain selge varu. Sellega tehti seda bail grabbing. No need, kes on need OG jälgijad, eelmine aasta umbes täpselt samal ajal. Eelmine aasta, jah. Aasta aega tagasi ma tegin seda tööd. Ei, seda tööd teha ei taha. Farm, kus mina olin, see ongi tegelikult siin samas. Et see ongi see farm, kus me see traktori võtsime. See on see kõrvalfarm, nagu ma olen rääkinud. Justkui nagu 2 osa sellest farmist ja see on üks osa ja siis see, kus mina seal farmis oli, see on see teine osa. Et see on siin nii-öelda kiviviske kaugusel, ehk siis Austraalias ütleme 45 minta autoga sõita. See on siin Austraalias kiviviske kaugus. Sooton kasvab, see aasta oli ka hea saak, eelmine aasta oli muidugi parem saak. Hektari pealt tuli see aasta vist mingi 17 palli või. Eelmine aasta minu arust oli mingi 18,5, 19. Mul tegelikult nagu suures pildis väga vahet ei ole selle pärast, et noh, minu palganumbrit see ei muuda. Kahjuks või õnneks. Mina teen seda, mida on vaja teha ja praegu on vaja traktoriga sõita.
teeduprillid pähe. Siin on siis see katusalune siin. See on, ma kohe näitan sulle, mida see täis on. See on täis siukest asja. Ja mis see on? Lumi. Tegelikult see on lumi ja nali oli. See on seeme. Siin vaata. See ongi see, et seal kotton, kui läheb see must kotton nii-öelda sinna, läheb sinna sisse ja need pallid, vaata, mis seal on. Need lähevad sisse ja siis seal on see nii-öelda see kotton, siis on need seemned seal sees veel ja siis on need praht põhimõtteliselt, mis tuleb sealt nagu põllu pealt kaasa. Ja siis seemned pannakse siia ja siis seemned pannakse rekka peale ja siis need seemned lähevad tõenäoliselt uuesti mulda. Perremees mul siin näitas korraks, kuidas seda rekkat laadida ja teine ülesanne, mis mul on siin, et siin on siuksed, vaata siin on siuke asi siin. See on mingi õhutus vist, et kuivatada seda siin. Ja siin on 1, 2, 3 ja 3 auku on veel. Siin oli vist 1, siin on ka 1. Ja 3 auku on veel siin, nii et ma pean lihtsalt seemneid liigutama. Teeduprillid pähe või tiiduprillid, ma ei tea, mõlemad sobivad. 2 päeva olen nii-öelda selle töö peal, kus Filipe on. 2 päeva olen nii-öelda selle loaderi peal, mis tõmbab rekkatelt neid moduleid ehk siis neid palle võtab ära rekkate pealt, paneb siia maha ja 2 päeva olen siis nii-öelda lükata tõmmata. Täna ma olen lükata tõmmata. Kurat, ma teen ikka normaalselt kaua seda siin ja mees sa tahad. Kurat, selle loaderiga pole harjalt ka raisk. Siin vaata, ma saan tõsta seda üles allen ja koppa ka, aga siin on see siukasi ka vaata, see liigub siit niimoodi. Kõrdi kõva värk. Ega siin peab harjutama ka selle kõrdi rekkaid laadida. Rekkatele pihta ei tohi minna. Kuridi surume läbi sealt või mitte. Perremees just käis. Ütles, et kurat, et proovi läbi suruda Lemooga. Ei suru veel. Kuradi külje peale kipub minema. Ei, see on põnev töö, sellepärast, et perremees ütles, et siit hakkab kohe taivast lund sadama. Seega on vaja kiiresti teha. Sest siin on kõrval on ka ühed, muidu 2 võimalust, kas loaderiga paned seda siia peale, rekka peale või siis seal on see, et ma pärast väljas näitan. On 2 tünni veel, kus rekka sõidab alla, aga need hakkavad kohe täis saama, seega siis nad hakkavad siia panema, sest see džinn seisma ei jää. Üksi, 2, 3, 4 ja 5, väga hea. Need augud on leitud. Need on vist selle jaoks, et nad vist kuivatavad seda seemet siin. Tõenäoliselt lasevad õhku läbi sealt. Ja siit tulevangi see, et siit ülevalt kukub see siia alla. Näeb välja küll nagu lumi. Siin on normaalselt tolmab sinna fuglid. Nende katete peale lähevad sellised asjad. See ongi see, et see põhimõtteliselt niisutab, aga ongi see, et kui seda katet peal ei ole, siis see auk läheb lihtsalt täis ja siis ega siis mingi õhk läbi ei käi. Eks need kated lähevad peale. Platsi nii-öelda manager, supervisor, kes on nii-öelda see platsi pealik. Tema ütles, et tubli töö. Ei olegi nii sama mees. Ta on siuke kuradi karm vana reisk.
midagi perse keelata, aga kuradi kohe paneb sulle niimoodi anusesse, et ise ei usu. Aga mulle ütles, tubli poiss. Panin endale need asjad siia valmis, vaata sinna taha. Aga ütles, et noh, sinna selle augu sisse läheb siis mingi andur. Tõenäoliselt see on mingi niiskusandur või mingi asi. No tõenäoliselt on niiskusandur, seal ei saa midagi muud olla. Aga ta ütles, et batariid on otsas. Ja siis ta läks sinna kontorisse, ütles, et batariisi vaja, batariisi ei ole. Ja siis mingi vend läks kuskile poodi vist ostma batariisi. Aga ta ütles põhtra, sest no veits kuuleb vist või? Sinna vaata. Seemned lähevad sinna tunni vaata. Sest noh, need on tegelikult need asjad, et rekka sõidab sinna alla ja siis tõenäoliselt kuskil teed mingi kraani lahti, siis läheb otse sinna. Aga need on sellised väiksed. Et minu loogika ütleb nüüd seda, et need pannakse täis, siis käivad rekkad sealt, sest noh, see laadimine on ilmselt kiirem. Siis tehakse need tühjaks ja siis see on nii-öelda tegelikult nagu, see on nagu justkui nagu ma saan aru, et see on varu. Et siia pannakse siis, kui nagu see on täis ja rekkaid ei ole, ma saan aru sellest. Aga ongi sealt seda vaja kuivatada ja siis pannakse need, aga nüüd ootame batariisi. Permees tuli ka. Ütles, et kuule, et me ootame batariisi, ole sa siis siin. Oota. Ma sain, okei, ootan. Ei, siin on hea raisk. Sest eile ma olin seal toas. Olin seal see lükata tõmmata vend. Toas on ikka perses, sa ikka kurdi istud seal vahid ja ootad, et midagi juhtuks. No tegelikult ongi, sa saad seal sees teha tööd siis, kui ma olen see lükata tõmmata vend. Ma saan tööd teha siis, kui midagi juhtub. Suures pildis. Ma võin olla see lükata tõmmata vend küll, aga tahaks olla niimoodi, et mul oleks ikka midagi teha. Kas või selle vee tunniga sõitavad, eks ole. Kui ma siin ootan, siis mõtlesin, et ma räägin, et palju see, noh pealkirjas on ka, et palju see eelmine reis siis nii-öelda kokku maksma läks. Pärast arvutasin, et kütuse peale läks umbes $470, ehk siis see on, noh, ütleme 300 euri. Ei ole üldse palju tegelikult. Arvestades seda, et me sõitsime mingi 2000 kilomeetrit. Midagi sellist. Väga normaalne. Ja tegelikult on see, et no ma ei viitsinud kõike nagu neid raamatupidamist pidada, sest mul on see, et kui ma nagu puhkan, siis ma nagu puhkan, ma raha ei vaata. Ja siis kokku läks, noh ma põhimõtteliselt 1,5 kuud, et millal me tööl tulime. No, umbes mingi 6-7 nädalat vist puhkasin. Ja ma käisin Tais ka. Tais olin 10 päeva ja siis olime siin võib-olla 6 aega umbes nii. Ja kokku läks umbes täpselt $10,000, natuke võib-olla peale. Ehk siis see on mingi 6,000 eurot. Ja kui sa nüüd mõtled sellele, et ma puhkasin 1,5 kuud ja põhimõtteliselt siin farmis töödates on 1,5 kuud tööd, et see sama raha saada. Päris haige mõelda tegelikult, mõtlen nüüd Eestis. No keskmine inimene, no ütleme, saad 2 tonni euri siis kätte. Saad netos 2 tonni. Kui kaua sa saad 2 tonniga puhata? Kui sa nii-öelda nagu ei lähe kuskile mingi all-inclusive mingi Türki või kuskile. No Eestis ütleme puhkad niimoodi. No kuradi üle 2 nädala väga ei venita välja vist või. Ehk siis päris haige mõelda siin, et ongi, sa teed siin, sa saad sama kaua puhata, kui sa nii-öelda tööd teed. Teoorias tegelikult saad seda. No kui sa vaatad veel seda raha, kuhu sa kulutad ja mida sa süüa ostad, me ei vaadanud. Me sõime seal, kus tahtsime ja ostsime seda, mis tahtsime ja seega nagu meil oli nagu väga vabas asi, aga kui sa nagu veits nagu hoolikalt vaatad seda raha asja, siis sa saad isegi ma arvan, et võib-olla kuu aega teed tööd, ma arvan, et 2 kuud saad puhata küll, kui väga tahad. Aga no mina niimoodi puhata ei taha, aga no selles suhtes on siin ikka mõnusam. No sellepärast ongi siin see, et sa nagu ei maksa selle elamise eest. No me praegu maksame, aga see on nii väike summa. Et kui sa näiteks ostad endale või siis kuskil suurlinnas üürid mingit korterit, no siis sa ei saa niimoodi teha, sest noh, sinna ikka läheb raha. Ma arvan, et sa seda suurlinnas isegi kui sama palju teeniks kui siin suht nulli läheksid siis, no siis ei elaksid elu ka vaata. Selles suhtes siin, kui sa Austraalias oled ja raha tahad koguda, siis pigem nagu kuradi hoid oma farmi ja oled siin farmi kaabril natuke aega ja normaal, kui töö meeldida,
vaata, mis töö mul praegu on, istun siin, vaata, eks ole, nii. Ilgelt raske töö on. 6 aega teed tööd ja 6 aega saad puhata selle raha eest. Mis on nagu tegelikult, see peaks olema normaalne. See, mis praegu ülejäänud maailmas toimub, see tegelikult ei ole normaalne. See, mis siin niimoodi toimub, et 6 aega töötad ja 6 aega saad puhata, minu arust see niimoodi peakski olema. Aga vat. Aga kaua see batarii tuleb, see tund saab täis seal juba ja... Sest eile mul oligi niimoodi. Seisin lihtsalt. Eile ma ei saanud istuda ka seal sees. Ma seal sees vist mõned natuke filmisin, aga seal sees pigem ei saa. Ma ei tea, kas ma siin väljakski tohin filmida tegelikult, aga noh, ma filmin. Hull asine. Lahti ikka ei lasta. Ma loodan. Nagu ma ütlesin, ma olen täna kuradi lükata tõmmata. Ma olen järsku nüüd rekka maalaadja ka nüüd ja mingid need strapid, millega ei ole koormalind, see on see lint, millega need pallid kinni pannakse. Neid linte ikka on siin raisk. Elu esimene kord, kui ma rekkad maha laen. Saab hakkama küll. Edasi tagasi käitsin, siin vist oli mingi 30 rulli vist oli või? Normaalne ära iski. Ja tegelikult see on päris pull töö. Või noh, selles mõttes ainult seda teeks, siis oleks muidugi sa joob, aga täna mul on kuradi mõnus päev. Tee ühte, tee teist ja niimoodi läheb. Kurat, lõunaaeg on. Raisk, mingi rekka tuli. No, sööma minema. Palju läks aega? Kurat! Tund 15, no umbes tund aega, äkki tund aega. Tunniga on tehtud. Up. Nüüd hakkas jälle siia tulema. Jõudsime need pukid siia ära panna. Tuleb sealt taivast. Tuleb siia. See on ikka kurdi normaalselt tolmunud asi. Aga mis ma teada sain, on see, et see ei ole, noh, see on seeme muidugi, aga see ei lähe mulda enam, vaid et see on loomasööt enamasti. Ütleme, vist oli mingi 90% on see loomasööt. Et see on väga proteiinirikas sööt. Mina mõtlesin, et see läheb jälle sinna põlla peale, eks ole, ja tuleb välja, et tegelikult ei lähe. See on loomasööt. Väga huvitav. Seda poleks uskunud. Teed ka teine või kuradi ainult sarja vaatame või? Ainult sarja vaatame. Töö meeldib või? Peab meeldima või?